Hea kõrgkoolipere, armsad lõpetajad, külalised, kolleegid kõik siin saalis ja ekraanide taga. Tere tulemast Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse ja magistriõppe õppekavade lõpuaktusele, kus täna ulatame diplomi kokku 141 lõpetajale. Mina olen Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vanemlektor Kerli Mõts. Ja mina olen Jaan Looga, Eesti kõige kiiremini arenema ja kõige toredama rakenduskõrgkooli Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teadustegevuse juht. Ja Albert Einstein olevat kunagi öelnud, et on väga tänulik nendele inimestele, kes kõik talle ei ütlesid, sellepärast et see andis talle võimaluse teha ja mõelda kõike ise. Ja no vaadake, mis sellest siis lõpuks välja tuli, Albert Einstein. No ei tööta kõrgkoolis päris Einsteinid. Ja seega mul on väga hea meel, et me oleme siin täna kahekesi ja teeme seda koos, et nii tervishoius kui kõrgkoolis koostöö on äärmiselt olulise tähtsusega. Okei. Tead Kerli. Kui me nüüd improviseerima hakkame, et siis meie piirkond siin on väga innovaatiline. Et meil on siin väga toredad sellised Maarjaväli, kus on siis Tartu linnavalitsuse ja siis Tartu Ülikooli koostöös tehtud selline linnalooduse oaas, kus oma koht on ka lammastel. Nii et meie kõrgkool on oma värbamispoliitikas ka leidnud koha lammastel. Et sa mõtled nagu karjaloomad, lambad või kuidagi, et ära unustad, võrdsuse mõttes väga olulised on oinad. Et nagu öeldakse, siis ka igal oinal oma mihklipäev või vähemalt arvestada seda teoreetiliselt peaks praegu suvi olema, siis igal Jaanil oma jaanipäev või? Okei, nii. Head lõpetajad. Teile soovin aga väga toredat ja meeldejavat lõpuaktust, tugevat tervist ja kõike head. Just, ja nüüd läheme edasi ainult ilusate ja pidulike asjade ja tegevustega ja aktuse alustamiseks ma palun siia teie ette Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vähendatud koosseisus naiskoori Emajõe laulikud. Selleks, et esitada siis ja avada aktus Eesti Vabariigi hümni ja üliõpilaste mitteametliku hümni Gaude Amuse laulmisega ja ma palun hümni laulmiseks kõigil saalis viibijatel püsti tõusta. Mu isamaa. Mis
järgnevalt kutsume teie ette meie rektori Ulla Predeni, keda muuseas valiti ka Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide Assotsiatsiooni asepresidendiks, Euraasia asepresident. Ulla on tõestanud ennast visionääri ja innovaatorina, kes suudab inspireerida kõrgkooli peret püüdlema tipptaseme poole ning edendama Eesti tervishoiuhariduse mainet rahvusvaheliselt. Palun, Ulla! Kallid kõrgkooli lõpetajad, kõik head kolleegid, kõik austatud külalised ja kuulajad nii siin saalis kui saalide taga auditooriumites ja otse loomulikult ka ülekandes. Kuidas teil kõikidel läheb? Kuidas te ennast tunnete? Kas olete pigem rõõmsad, võib-olla natuke väsinud, ärevus, õnnelikud? Ma loodan, et te tunnete end tõesti hästi ja rahulolevana ning naudite seda tänast päeva, sest see on teie auks ja teile kõikidele tänuks, head lõpetajad. See on teie pidupäev ja see on tegelikkuses ka kõrgkooli suur sündmus ja see väärib alati tähistamist. Käesoleval aktusel saavad meie tublid ja oma õpingute teekonnal väga edukad cum laude lõpetajad kingituseks ühe luuleraamatu, mis loodetavasti suunab mõtted maailma avaramatele radadele kui tervishoid. On selgelt ühiskonnakriitiline ja võiks öelda, et ka meelelahutuslik, kuid kindlasti aus ning oma veidral viisil veidi hingekriipiv. Ma usun, et meil kõigil on tegelikkuses erinevad meetodid ja harjumused, kuidas siis oma mõtteid saada igapäevatöödelt ja ka igapäevakohustustelt nii-öelda ära. Kes laulavad koorides, kes tantsivad ennast tunnustavalt nii rahvatantsus või siis peosaalides, väga paljud teie seast kahtlemata spordivad või siis loevad raamatuid, vaatavad telesarju, teevad kunsti, aga kui paljud loevad luuletusi. Näitleja Tõnu Oja pseudonüümiga Laur Lomper on aastal 2024 avaldanud kogumiku Vahi kuuepaiku, vaata umbes kell 6 Valvuri pintsaku paranduslappe. Ning just sellest luulekogust sain minagi inspiratsiooni tänase kõne sõnumiks. Algus luuletusest on võib-olla ootamatu, luuletus ise ka, kosmonaudi imelik unistus. See kõlab nii. On lehma kodu lehmalaut, viib hiireurgu uruauk ning mullas elab porrulauk ja uulitsal paskaak. On linnumaja uksa all, poeb õhtul pessa pesapall, kui õnnelik on must metall, tal koduks rauamaak. Kuid kuhu läheb kosmonaut, kui saab tast hallipäine rauk? Seda, kuhu ta läheb ja mida ta mõtleb, seda saate igaüks luuletusest lugeda. Kuid mind viisid need read rändama just nimelt tervishoiuvaldkonna, hoolimise ja meie eluteekonna tsüklilisusega seoses. Vaevalt, et kooliteed käies me tavapäraselt mõtleme sellele, mis meist saab sel hetkel, kui aastakoorma tõlgadel või haigused kimbutamas ning mõtleminegi võib-olla enam nii vahe ega terav pole. Mina seda tunnet teie eest, head lõpetajad, tunda ei saa, sest ma pole tervishoiu kõrgkooli vilistlane ja ma ei tea, kas õppimise teekonnal mõtteviis, et kuidas mina ise soovin, et mind kas siis tervishoiuasutuses või siis minu lapsi lasteaias hoitakse ja koheldakse, saab osaks õpingute teekonnal või tegelikkuses ammu enne seda. Kuid kahtlemata võiks see motiveerida võimalikult hästi teadmisi omandama ja oskuseid lihvima. See võiks anda just selle teadmise, et õppimise teekond ei lõppe. Tänasel aktusel küll, jah, täna on pidupäev, kuid argiellu sukeldudes on elukestev õppe osake meie kõigi teekonnast, nüüd ja igavesti. Ning seda veelgi enam maagilise, kuid oskuslikult tõhusa tööriista, tehisintellekti ja tehnoloogia
tormilise arengu ajastul. Miks? Sest tervishoius algab vastutus minust. Just nimelt sellisest elementaarsest ja samal ajal lihtsast suhtumisest, et eranditult igast ühest meist, igast valdkonnas tegutsevast spetsialistist, kõige laiemas mõttes, saab see alguse. Tervishoius ja sotsiaalvaldkonnas pole väikseid ja tähtsusetuid rolle. Head lõpetajad, just teie teadmised ja oskused annavad teile võimaluse parimal ja teadlikumal viisil aidata. Teie teod ja hoiakud kannavad seda vastutust, sest iga samm teie töös saab olema osa kellegi elust. Ärge palun alahinnake oma mõju. Aga millele need luuleread siis panid mind veel mõtlema? Sellele, et hoolimine on rohkem kui amet või omandatud kutseala. See on põhi ja alusväärtus. See pole lihtsalt valitud teekond, vaid tähenduslikkus, mõtestatus ja südamesoojus sellel teekonnal. Tervishoid ja sotsiaalvaldkonnad vajavad inimesi, kes järgivad küll juhiseid ja hoolivad kirja pandud reeglitest ja protokollist, aga mitte ainult. Oluline on selle kõige juures inimene ning just hoolimine on see, mis kõikide soorituste juures ja ka nende järel teeb teist professionaali, keda hinnatakse ja päriselt mäletatakse. Selge on see, et ka kehv kogemus jääb mällu ja seegi elab tegelikkuses oma elu, kuid me ehitame sildu ja parandame maailma mitte läbi tüli ja vastandumise, vaid läbi empaatia ja hoolimise. 3. sõnumina ei väsi ma kordamast. Te olete eeskuju. Ka siis, kui te ise nii ei tunne või siis tööderutus enam ei märka, te olete kliendile ja patsiendile lootuse allikaks. Kolleegidele saate olla julgustajad, noorematele teejuhid, vanematele uuenduste maaletoojad. Väga tihti juhtub nii, et me ootame muutust teistelt, kuid lõppude lõpuks see, mis loeb, olete alati teie ise. Teie suhtumine, see viis, kuidas räägite ja ka kuulate. See kõik kujundab nii teie töökoha kui laiemalt kogu ühiskonna heaolu ja kultuuri nii meie ümber kui meie sees. Mida siis meeles pidada kõige selle juures? Enese hoidmist ja enese austamist, sest eeskujudelt ei oodata mitte täiuslikkust, vaid ennekõike siirust. Kui teiegi elus jõuab kätte hetk, et on aeg küsida, kuhu lähevad õde, füsioterapeut, tervisekaitsespetsialist või kõik teised väärtuslikud ametikandjad, siis kui neist saavad hallipäised raugad, siis mida te vastate? Mida te ootate või mida sel hetkel vajate? Kallid peatsed vilistlased, ma ei väsi tänamast mitte ühelgi aktusel igaühte teie seast, kes te tegite selle teekonna lõpuni. See on esimene samm pühendumisest ja ka õnnestumisest. Paraku võib-olla mitte alati kõikidel maksimaalselt, kuid kui südametunnistus lubab, vastutuse koorem ei rõhu, siis miks mitte. Oluline, et teadustaksite oma rolli ja vastutust Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vilistlasena, teid usaldatakse. Meie õppejõud on seda teinud ning nüüd on teie aeg särada. Tunnistuste ja diplomite toel oma karjääri ja elutöö teekond ette võtta. Head kolleegid, teie toetav sõna, aus tagasiside, aga ka nõudlikud küsimused ja mõtlema panev kriitika, need kõik on aidanud kujundada meie tänaste vilistlaste teekonda õppurist spetsialistiks, kelle peas on teadmised, kätes oskused ning südames valdab loodetavasti hoolimine ja vastutustunne. Teie töö mõju ulatub kaugemale kui meie kõrgkooli auditooriumid ja laborid. See jääb kestma läbi endiste ja praeguste, aga ka tulevaste õppijate töö ning nende inimeste, kellega nad kokku puutuvad ning kellede ellu nad kõik
ja meie kõik kahtlemata jälje jätame. Ma tänan südamest ja olen uhke, et saan sellel teekonnal olla saatjaks. Lausuda neid sõnu kõnepuldist teadmisega, et me anname endast parima. Või vähemasti me püüame. Teinekord on rajad keerulisemad ja väljakutsed suuremad. Siis jälle valdab tunne, et pärituul on lõpuks ometi koha leidnud kõrgkooli omaniku ja toetajate purjedes, kuid pole võõrad päevad, kus tundub, et teekonna tegelik suund unustati öelda ja kes teab, kas seda päriselt kokku lepitigi. Rakenduskõrgkoolide potentsiaal sillana kutseharidusest akadeemilise maailma tipptaseme ehk tulevikus ka rakendusliku doktoriõppeni välja on minu hinnangul Eestis alahinnatud. Väike toetus ja müks võimaldaks nendel lihvimata teemantidel Eesti haridusmaastikul olla rakendusliku õppe, regionaalse konkurentsivõime ja ka valdkondliku ekspertluse säravad suunamudijad. Sild töömaailma ja õppija vajaduste vahel ning arengu ja muutuste eestvedajana on väga eriliste valdkondade ja kahtlemata tervishoid on eriline, mis on osaks elutähtsa teenuse pakkumisest. See veendumus on minus, nii nagu Jaan viitas, 2 aastat rahvusvaheliste arutelude laua taga selgelt kasvanud. Olles esindanud rakenduskõrgkoole Euroopas, aga ka väljaspool, kui me usaldaksime selle potentsiaali loojaid ja elluviijaid, sealhulgas meie vilistlasi, tervishoiu valdkonnas täitma neid rolle, mis võimekust nad kannavad ning kus omandatud haridus võimaldaks iseseisvalt suurema rolliselguse ja vastutusega toimetamist, nii murraksime hierarhiliste süsteemide ajaloolist taaka. Pakuksime oma inimestele ja meile endile parema ja ka tulemuslikuma nii tervishoiu kui ka haridusteenuse. See, milliseks kujuneb tegelik elu ning selle potentsiaali kasutus, seda näitab aeg. Nii nagu iga meie lõpetaja roll ja võimekus olla valdkonna liider ja suunanäitaja. Ning sellegi teadmisega saavad tänased tublid lõpetajad oma väljateenitud õppepuhkusele suunduda. Paljudest teie seast küll lühikeseks viivuks, sest kõrgkoolis vastuvõtt käib kutseharidusest kõrghariduse õppekavadele ja rakenduskõrgharidusest magistrisse, või siis koheselt tööellu sukeldujad, sest juba aastaid, ma tean, olete õpingute kõrval oma karjäärile vundamenti ladunud. Head kuulajad, igale tänasele lõpetajale, aga ka kolleegile ja külalisele ja kõikidele kuulajatele, vaatajatele soovin, et eesootavas suves leiduks vähemalt 1 nädal, mil märkate ja kuulate linnulaulu, naudite mõnusat sooja suvist tuuleiili või siis varjus päikesekiirt ja sukeldute kargesse järvesilma või merelainete avarustesse. Et liiv krudiseks te varvaste vahel ning et teie pere ja sõbrad tunneksid. Lõpuks ometi on aega ka neile. Et te ise tunneksite. Lõpuks ometi on aega mulle. Sest ma olen väärtuslik just nii, kui ma ise tunnen ennast hästi ja minu tass saab täis. Ilusat lõpupidu ja mõnusat suve kõikidele. Aitäh! Suur tänu rektorile nende imeliste ja inspireerivate mõtete eest. Paraku liivaloidete ja merelainete juurest me siiski jätkame praegu veel asisemate mõtetega, aga endiselt pidulikul toonil ja järgnevalt on lõpetajate tervitamiseks sõna palunud sotsiaalminister Karmen Joller ja tema tervitus tuleb meieni videotervituse vahendusel. Armsad lõpetajad, tere tulemast tervishoiutöötajate sekka. Eesti tervishoid on väga kõrge kvaliteediga. Me pakume tipptehnoloogiaid, me kasutame uusimaid meetodeid ja pakume innovaatilist ravi.
meil on aga väga suur puudus kõikidest tervishoiutöötajatest, väga erinevatel tasanditel ja on puudus ka tugitöötajatest. Seetõttu olete te väga-väga oodatud. Ma soovin, et teie karjäär oleks huvitav, innovaatiline, et see pakuks teile rõõmu, et see oleks põnev ja et see annaks palju ka hingele. Sest inimeste aitamine on alati see, mis hinge toidab. Ja samal ajal ma soovin, et ei unustaks ära iseennast ja oma lähedasi. Hoidke ennast ja hoidke üksteist. Soovin teile jätkuvalt toredat uut karjääri. Jah, sõnumid on samad, kas tulevad otse Tallinnast või Tartust, et hoidke ennast. Ja mina ka hoian ennast. Järgnevalt tervitab teid Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal. Palun, jah, võib minna. Ma niisama lihtsasti ei lase kohe kõnet pidama minna. Kes ei tea veel, siis härra Veinthal on olnud TalTechi professor Materjalitehnika Instituudis, kelle nimel on ka 4 patenti. Kahjuks, ütleme, kui me vaatame kõrgkooli, siis jätame välja Tallinna Tehnika kõrgkooli, siis meil on kamba peale sama palju. Minu poolt on ka üks küsimus, et arvestades rakenduskõrgkoolide potentsiaali, et mida me võiks teha, et ületada teie patentide arvu? Aitäh selle inspireeriva sissejuhatuse eest. Kõigepealt lugupeetud lõpetajad ja lõpetajate lähedased, akadeemiline pere. Küsimusele vastus kõigepealt. Ma arvan, et nii nagu looduses on erinevad loomad täidavad ökosüsteemi ja täidavad seal erinevaid ülesandeid, nii on meil kõigil selles küllaltki keerulises haridussüsteemis oma roll. Ja see väljund ei ole ilmtingimata patentides, ta akadeemiline töö võib väljenduda väga erinevates väljundites. Asjaolu, mis meid täna siia on kokku toonud, see, et siin on nii palju uusi tegusaid, tarku tervishoiuspetsialiste, ongi selle olemise mõte. Et ärme loe kokku patente, palju suurem mõju ühiskonda on läbi lõpetajate. Aga Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on mul suur rõõm teid, head lõpetajad, tervitada, sest tänane päev, mis on ühtpidi suure pingutuse lõpp, on ka ühe ilusa teekonna algus. Ja see tee, mille te olete valinud, ei ole ilmselt lihtne, aga on tähenduslik ja sisukas. Ja kindlasti olete väga palju vaeva näinud, tööd teinud selle nimel, mis puudutab inimelu kõige hapramaid ja pühamaid kihte. Tervist, hoolt ja usaldust, mida rektor oma kõnes ka rõhutas. Ja just seetõttu ei lõpe see õpe ju täna. See alles muutub elulisemaks. Kui tsiteerida klassikuid, siis ütles Sokrates, ma tean vaid seda, et ma ei tea midagi. Ja see ei olnud alandlikkuse etendus, vaid see oli tegelikult kutse pidevaks edasi õppimiseks. Nii et kutsun teid, head lõpetajad, olema ikka avatud uutele teadmistele, uutele vaatenurkadele, uutele oskustele. Pidev õppimine, enesetõendamine ei ole üksnes valik. See on tegelikult kutse, kohustus. Sest maailm meie ümber muutub ja muutub aina kiiremini. See pakub võimalusi, aga loob aina ka uusi ja keerulisi küsimusi. Masinad võivad analüüsida, aga nad ei mõista. Nad võivad vastata, aga nad ei kuula. Nad võivad teavitada, aga nad ei lohuta. Kõige tuleviku kindlamaks peetaksegi just neid ameteid, milles on oluline osa suhtlemisel teiste inimestega. Inimlik hool, eetiline kaalutlus ja empaatia on need, mida ei saa programmeerida. Ei saa veel programmeerida. Te töötate inimestega,
mitte ainult sümptomitega, ja see teeb selle töö hindamatuks. Vabadus käib koos vastutusega. Ja vabadus on üks nendest väärtustest, mida me Eesti ühiskonnas väga kalliks peame. Aga vabadus ei ole võimalus teha mida iganes, vaid võimalus teha õigeid asju, ka siis, kui need nõuavad pingutust ja mõnikord isegi eneseületust. Me ei ela endale, me elame koos ja üksteise heaks, sest me oleme nii väike ühiskond. Teie värskelt omandatud teadmised ja oskused on nagu kingitus, mis ootavad ühiskonnale tagasiandmist. Eesti tervishoiuasutused vajavad teid. Puudus tervishoiud ja hooldustöötajatest on väga suur. Nii et läbitud õpingud on investeering nii teile endile, aga seda ka terve Eesti tulevikku. Veel kord, head lõpetajad, nüüd kui diplom on käes, on teil vabadus. Kasutage seda vabadust, kasutage seda targalt, teostage end, täiendage end, otsige uusi teadmisi, uusi kogemusi, uusi viise, võtke aega ka puhkuseks ja siis minge edasi. Palju õnne ja jõudu edasiseks teekonnaks. Suur tänu nende mõtete eest. Traditsiooniliselt oleme oma hea koostööpartneri Tartu linna esindaja sisse juhatanud tähelepanu juhtimisega mõnele kommunaalpoliitilist sekkumist vajavale probleemile, olgu selleks siis mõni hoone või tänav, aga seekord saab ainult kiidusõnu jagada. Sõpruse silla remont käib kiiresti. Valvsad linnakodanikud on sotsiaalmeedias märkinud, et nad on näinud, et kõik 3 töömeest on korraga tööd teinud. Erilist tunnustust saab jagada tegelikult Tartu kohtumaja esisesel platsi disaini, värvid väga hea valik, Ameerika kinnipeetavate värvid, mustvalge, sobib hästi. Ja muidugi haridusasutusena, kus töötab ka päris palju põhikooli lõpetajate emasid, saame me erilist rõõmu tunda selle üle, et tervelt pooled põhikooli lõpetajatest saavad sügisel jätkata ka gümnaasiumis, mis meile on andnud ainest ideeks, et avada kõrgkoolis ka mõned gümnaasiumiklassid. Viidates ka ministri sõnadele, siis tervishoiutöötajate nappuse leevendamiseks ja üliõpilaste saamiseks juba värvata neid kohe otse põhikooli pingist, kõigepealt gümnaasiumisse, siis edasi sealt ja tervishoidu. Aga sõna on Tartu abilinnapeal Reno Laidrel, et lõpetajaid tervitada. Aitäh selle võimsa ja ilusa sissejuhatuse eest, et hea koolipere, mul on tõesti väga hea meel tervitada teid kõiki ja tunda uhkust selle üle, et meie kool saab juurde hulga tublisid lõpetajaid, mis omakorda tähendab seda, et Eestis on rohkem hulk diplomeeritud spetsialiste ja ühinen eelkõnelejatega, et teid kõiki on teie õpitud erialadele väga-väga vaja. Minu nimi on Reno Laidre, olen Tartu abilinnapea ja minu vastutusvaldkondadeks linnavalitsuses on sotsiaal- ja tervishoid. Ja endale omaselt räägin ma alati aktusel midagi, mis on päevakajaline. Ja talvisel aktusel ma kõnelesin, see oli siis vahetult enne elektrivõrkude desünkroniseerimisi, ja siis hirmutati inimesi sellega, et kohe jääb Eesti elektrita. Rääkisin siis, et miks ei ole mõtet paanikat tunda. Aga jagasin ka tarkust selle kohta, kuidas tuleb kriisideks ja elektrikatkestuseks valmistuda, sest olgem ausad, tegelikult elektrikatkestuse oht ei ole kunagi päris 0. Ja kordan siinkohal toonaseid soovitusi kriisideks valmistumisel. Enamasti piisab sellest, kui teil on olemas väike kodus väike toidu- ja joogivee tagavara, veidi sularaha, akupank laetud ja autoomanikel paagis kütusevaru. Tegelikult väga lihtne. Nüüd täna üritatakse inimesi hirmutada sellega, et kui Tartu vanglasse tulevad rootslased, siis pole meie linn enam turvaline. See ei ole Tartu linnavalitsuse otsustada. Aga me oleme kaasatud ja ma võin teile kinnitada, et paanikaks ei ole põhjust ja tegelikult hirmu ei peaks tundma. Tartu vangla on väga turvaline, sealt ei ole kunagi keegi põgenenud ja ükski välisvang oma karistuse kandmise lõpul ei vabane Eestis, vaid ta viiakse enne tagasi kodumaale ja ta vabaneb alles seal. Aga mina ise tunneksin hoopis ennast turvalisemalt,
kui meie Tartu linnaruumis saab olema 250 rohkem tänasega võrreldes väljaõppinud korrakaitsjat. Need on inimesed, kes tegelikult oskavad tänaval anda esmaabi ja reageerida õigesti avaliku korra rikkumisele. Head lõpetajad, te olete tänase päeva kangelased. Te olete tulnud tervishoiu kõrgkooli, aga tegelikult olete õppinud Tartus. Te olete olnud oluline osa Tartust ja aitäh teile selle eest. Suur osa teist jäävad ka tulevikus seotuks Tartuga. Samas ma loodan, et need inimesed, kes lähevad kaugemale, lähevad siit heade mälestustega ning kindla teadmisega, et te olete alati oodatud Tartusse tagasi. Hiljuti täitus mul 30 aastat gümnaasiumi lõpetamisest. Saime sellel puhul lennukaaslastega kokku ja päris paljud neist on lõpetanud samu erialasi, mida teiegi siin täna. Ja olles aastaid valdkonnas töötanud, jagasid nad oma elutarkusi, mida nad koolist kaasa ei saanud. Nimelt õppisid nad hästi tegema tööd, aga ei omandanud kõiki vajalikke nippe selleks, et piisavalt hästi hoida oma vaimset ja füüsilist tervist. Ja ma väga loodan, et teie väljaõpe ning tulevikus töökohad saavad olema sellised, kus oskus töötada ja oskus nii vaimselt kui füüsiliselt terveks jääda on kenasti tasakaalus. Hea koolipere, aitäh teile kõigile, kes te olete olnud toeks sellel teel, mis on toonud need tublid lõpetajad tänasesse päeva. Palju õnne, tuult tiibadesse! Ma mõtlesin, et me ei hakka seda teemat puudutama. Aga te ise sundisite mind seda tegema. Et kui me mõtleme selle poliitika peale, et kui me nüüd avasime need rahvusvahelised magistriõpped, et kui siia tuleb äkki keegi õppima, eks ju, see 1-2 pakistanlast, et kui nad võtavad äkki oma pere kaasa, et mis siis juhtub. Aga kui 700 vangi tulevad Tartus ja nende kolleegid tahavad neile külla tulla, siis ei saa mitte midagi juhtuda. Et selles mõttes on elu keerdkäigud on kummalised. Järgmise siis esineja sissejuhatuseks ma tahaks öelda seda, et eestlane on tõepoolest laulurahvas, me teame seda väga hästi. Eesti laulupidu on meie rahva südamlik traditsioon, mis ühendab 10 000 inimesed ühise laulu ja identiteedi nime all Tallinna lauluväljakul. See sügavalt selline sümboolne sündmus kannab endas rahvuslikku ühtekuuluvust ja vaba vaimu, mis on sajandeid aidanud meil säilitada oma kultuuri ja keelt. Huvitav on aga mõelda, et kuidas need kriteeriumid ajas muutuvad. Et kui viimati sai Tallinna lauluväljakul 60 000 inimese ees laulda Imagine Dragonsi solist Dan Reynolds, siis põhiline küsimus peale kontserti oli see, et miks ta ikkagi maika seljast ära ei võtnud. Et elu tõesti muutub kogu aeg. Aga järgnevalt kutsun teie ette viisakalt riides laulja Mari Raudsepp. Üks, kaks. Et ma maikat seljast ära ei võta, et ärge kartke. Aga soovin ka kõikidele lõpetajatele palju õnne, et te selle läbi tegite ja laulan teile siis täna 2 laulu ka ühe hetkel. I was scared of tennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green, 'cause you're the magician's assistant in their dream. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide,
taken away to the dark side. I wanna be a FM man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you'd like. This guy decides to quit his job and heads to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on the highest shelf. Ooh, 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 and they come unstuck. Lady running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be a left man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it any other way. I swear just destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you'll ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be a left man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be a left man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Aitäh, Mari. Ei jäänud mitte millegi poolest alla Lauluväljakule ja Imagine Dragonsile. Aga järgnevalt on sõna lõpetajate tervitamiseks Eesti Füsioterapeutide Liidu esimehel Margot Pintsonil. Head lõpetajad, austatud õppejõud ja kõik, kes te täna lõpetajatele siia toeks olete tulnud. Ma otsisin täna hommikul gaasi, kuhu vahele oma see kõne panna, ja täiesti juhuslikult leidsin ma oma ülikooli lõputunnistuse. See aastanumber oli siis natuke võib-olla hirmuäratav ja nüüd ma saan väga hästi aru, miks mul lapsed vahepeal küsivad, et kui mina noor olin, et kas siis dinosaurused veel elasid. Aga see päev iseenesest on mul väga selgelt meeles ja veelgi paremini mäletan ma seda tunnet, mis minust tol hetkel valitses. Ja tänane päev on eriline just teie jaoks. See on nagu kehahoiu korrigeerimine. Esmapilgul tundub ta lihtne, aga tegelikult on see vägagi sisukas ja kihiline. Siin on natuke pidulikkust, veidi elavust ja ärevust, pinges lihaseid ning kindlasti mõni emotsioon, mis justkui vajaks kohest füsioterapeudi sekkumist. Aga täna ei pea te mõõtma kellegi liigesliikuvust, tegema funktsionaalseid teste ega kedagi venitama. Täna olete hoopis teie ise tähelepanu keskmes. Teie selg on sirge mitte tänu harjutustele, vaid uhkusest ja teadmisest, et olete nüüdsest spetsialistid, kellele võib edaspidi toetuda. Teekond siia ei ole olnud lihtne ja tegelikult olete te hakkama saanud millegagi, mis nõuab palju enamat kui lihtsalt ajusagarate koostööd. See on nõudnud järjepidevust, kannatlikkust ja lugematuid töötunde. Kõik need keerulised ained ja moodulid, eksamid, praktikad ja hetkel, millal te olete mõelnud, et milleks meile see kõik,
siis need ei ole olnud asjata. Täna olete valmis astuma füsioterapeudi ametisse ja teie poole tullakse lootusega. Teie töö ei ole pelgalt valu leevendamine või funktsiooni taastamine, vaid inimese kui terviku mõistmine ja toetamine. Teie töö on kohalolu, kuulamine, märkamine. Just teie teadmised ja professionaalsus ning empaatia on need, mis loovad muutuse. See on suur vastutus, aga ka erakordne võimalus. Teil on oskused, et toetada taastumist, edendada füüsilist aktiivsust ja aidata kaasa, et inimesed saaks elada täisväärtuslikumat elu. Te sisenete tööturule äärmiselt huvitaval ajal. Füsioteraapia on Eestis läbimas märkimisväärset arengufaasi, muutudes järjest iseseisvamaks ja nähtavamaks tervishoiuvaldkonnaks. Viimastel aastatel on astutud olulisi samme. Lisaks sellele, et füsioterapeudid kuuluvad nüüd ametlikult tervishoiutöötajate perre, on avanenud ka uued töökorralduslikud võimalused, näiteks võimalus sõlmida otselepinguid Tervisekassaga ja järjest enam kõlab arutelusid otsefüsioteraapia võimaldamisest. Need muutused ei ole pelgalt sümboolsed. Need suurendavad meie ameti tunnustatust, iseseisvust ja vastutust tervishoiusüsteemis. Ja just teie põlvkond saab sellele arengule anda sisu, suuna ja väärtuse ning kujundada, kuhu ja kuidas füsioteraapia Eestis edasi liigub. Aga enne, kui elu hakkab teile saatma esmaspäeva hommikusi õlavalukaebustega patsiente, võtke hetk ja hingake sisse see tänane rõõm. Nautige seda päeva. Laske endal tunda uhkust, sest te olete lõpetanud ühe etapi oma elukestva õppeteekonnal. Te olete valmis. Ja mitte ainult eksamite järgi, vaid ka inimesena, praktikuna ja kolleegina. Ma soovin teile tugevat selgroogu, nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Soovin, et ei unustaks, et keha ja inimene selle sees on tervik. Ja et mõnikord on kõige tõhusam teraapia lihtsalt öelda, et ma olen siin, räägi. Olge avatud uutele teadmistele ja pidage meeles. Teie kohalolu võib kellegi jaoks olla pöördepunkt. Ma soovin teile Eesti Füsioterapeutide Liidu poolt palju õnne lõpetamise puhul ja edukat teed edasi. Ja kui elu vahepeal viltu kisub, siis teie juba teate, et kõik on taastatav. Aitäh ja palju õnne teile veel kord! Aitäh toreda kõne eest. 38-aastase meesterahvana ütlen, et mitte kõik ei ole alati taastatav. Hästi oluline aspekt olid kaaned, eks ju. Nende kaandega, ma ei tea, mis siin on, et ma olen 8. või 9. ma isegi mäleta mitmendat korda seda aktust siin pidamas ja no iga kord on need kaaned erinevas kohas. Ma ei saa aru, kas meil on siin paralleelselt mitu aktust või on nagu kõik, kes suudavad kõnet pidada, on täna siin ruumis, et ei ole neid kuskil. Aga olgu siis, et nüüd on see hetk käes, mida olete ammu odanud, eriti füsioterapeudid, sest nüüd anname kätte need teie diplomid. Et selleks kutsume ette Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektori Kersti Viitkari, kõrgkooli rektori Ulla Preeden ja füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja Kristi Vahur. Head lõpetajad, head kolleegid, õppejõud, külalised. Mul on väga suur au ja hea meel lugeda ette rektori käskkiri, mis on välja antud täna, 19. juunil aastal 2025 Tartus. Ja meil lõpetab täna 141 kõrghariduse üliõpilast, nendest 16 lõpetab cum laude ehk kiitusega ja 27 lõpetajat saab kas tunnustuskirja või tänukirja või mõlemad koos. Ja kui lõpetaja saab tunnustuskirja, siis ma loen ette ka lõputöö pealkirja. Nii et olge selleks valmis. Aga füsioterapeudi õppekava lõpetajaid on meil 37 ja cum laude ehk kiitusega lõpetab 9. Ja käskkiri ütleb nii.
Lähtuvalt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse eeskirjast ja seoses Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse õppekava täies mahus läbimisega annan välja diplomi järgmistele üliõpilastele. Indra Aru lõpetab cum laude ja saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest, mille pealkiri on Lihasvõimsuse arendamise olulisus vanemaealiste treeningplaanis. Juhendaja Iivi Vaher. Hanna Brück lõpetab cum laude ja saab tunnustuskirja lõputöö eest suukaudseid kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid pikaaegselt tarvitanud noorte naiste emotsionaalne enesetunne. Juhendajad Anna-Liisa Tamm ja Ülle Parm. Heete Kuskla lõpetab cum laude ja saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest metaboolse sündroomi riski esinemine Eesti naistel baseerudes USA kalkulaatori andmetele. Juhendajad Anna-Liisa Tamm ja Ülle Parm. Katrin Laur lõpetab cum laude. Kadri Mikkelsaar lõpetab cum laude ja saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest lihtsustatud tantsutreeningu mõju mõõduka Parkinsoni tõvega patsiendi kõnniparameetritele ja kehaasendi kontrollile. Juhendaja Kirsti Pedak. Maie Pullerits lõpetab cum laude ja saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest jõutreeningu mõju vanemaealiste kognitiivsele võimekusele. Juhendaja Iivi Vaher. Ja mis ma ütlesin? Nii, vabandus vastu võetud, korrigeerin. Lõpetab cum laude Marie Pullerits. Nii, kui keegi veel märkab, et ma teen vea, kas lõputöö pealkirja lugedes või nime, siis tulge ja korrigeerike, sest et ka akadeemilised töötajad vajavad parandamist. Aga cum laude lõpetab Sandra Pärn ja saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest füüsikaline ravi mediaalse sääreluu stressisündroomi korral ja juhendaja Kirke Reisberg. Diana Marleen Rüütelmann cum laude ja tunnustuskiri silmapaistva lõputöö eest suukaudseid kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid pikaaegselt tarvitanud noorte naiste emotsionaalne enesetunne. Juhendajad Anna-Liisa Tamm ja Ülle Parm. Cum laude lõpetab Diana Tall ja tunnustuskirja pälvib silmapaistva lõputöö eest akuutsete vigastuste kaasaegne käsitlus. Juhendaja Eeva Mengel. Õppekava on läbinud ja lõpudiplomi saab Jelisaveta Gavrilova. Jan-Kristoffer Jaanson. Gert Järve. Kristoffer Kalda saab ka tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest muutused Eesti füsioterapeutide töökorralduses pärast eriala reguleerivas õigusruumis aastatel 2023–2024 toimunud muudatusi ja juhendajad Anna-Liis Tamm ja Martin Argus. Marve Karo.
Hanna-Kristin Kavak. Katrina Kingsepp. Kevin Kuldma. Olga Laherand. Stefania Bruno Laur. Christopher Lokk. Mehis Muru. Marika Must. Kristiin Raudsepp. August Raudvassar. Jekaterina Ruudneva. Robin Voldemar Rõško. Theodor Sammul. Kertu-Maria Savila. Elisa Schneider. Nikita Stjopin. Markus Suurväli. Torre-Erik Tikand. Robi Vanem. Jonette Visnapuu. Anne Vokk. Andreas Välis. Ja Minni Õunmaa. Palju õnne, füsioterapeudi õppekava lõpetajad!
palju õnne veel kord ka minu poolt vastsetele füsioterapeutidele, et minul mitte enam 38-aastase naisterahvana on teile igal juhul väga kõrged ootused. Aga nii nagu me aktuse alguses juba viitasime, siis koostöö on nii kõrgkoolis kui tervishoius ääretult olulisel kohal, väga väärtustatud ja enne kui me jätkame diplomite kätteandmisega, tahame me Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poolt tänada meie jaoks väga olulisi inimesi, kellega meid seob pikk ja viljakas koostöö. Ja nimelt soovime me tänada Eesti Õdede Liidu eelmist presidenti Anneli Kannust ja asepresident Kerli Liivetit, presidendi ja asepresidendina hea koostöö ja valdkonnas ellu viidud reformide, arengu ja eestvedamise eest. Ja tänamiseks kutsun ja palun ette uuesti kõrgkooli rektori Ulla Preedeni ja õppeprorektor Kersti Viitkari. Kuna Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindajad ei saanud käia sellel lõpusündmusel ja samal ajal on tegelikult minu rektori ja Kersti õppeprorektori teekond hetkel kestnud enam-vähem sama kaua aega kui teie juhtimisel Õdede Liidu tegevus ja meile tõesti kõrgkoolina on meie töömaailma partnerid, on need siis tööandjad, aga väga olulised partnerid ka erinevad ühendused ja liidud, kes siis seisavad hea teie kõikide nende väga väärtuslike ametikandjate heaolu eest, selle eest ka, milline palk teil on. Aga kõrgkooli vaatest on selle koostöö tulemusel sündinud nii magistriõppe kui erinevad need konsensuslepped üheskoos võideldud selle eest, et oleks Eestis piisavalt erineva valdkonna spetsialiste ja kuigi tegemist on Õdede Liidu esindajatega, siis mõlema Anneli, ka endise Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektorina, tunneb ja teab tegelikult kõiki neid valdkondi. Nad on hea seisnud tõesti iga tervishoiu valdkonna ametikandja heaolu eest ja ei puudu vist ühtegi kõnet, kus ei rõhutataks nende poolt, kui oluline on ennast hoida. Ja teadlikult, ma usun, seetõttu on mõlemad andnud tänaseks teatepulgad üle, aga meile kõrgkoolina ja väga paljudele meie inimeste seas olete te väga-väga olulised ja teie roll Õdede Liidus ja teie koostöö. Te olete kirglikud, te olete innovaatilised ja te olete tõelised liidrid olnud selles valdkonnas. Ja meie tahame teid vähekene siis meeles pidada ja tänada omalt poolt kogu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli pere poolt. Aitäh teile, Anneli ja Kerli! Jah, aitäh ka minu poolt, et eriti soovime Annelit ka tulevikus aktustele kutsuda nende toredate kõnede eest ja ka Kerlile võime võimaluse anda. Järgnevalt soovis teid tervitada Eesti Õdede Liidu uus president, siis Laura Keidong, ja temal on videotervitus. Head lõpetajad, kolleegid ja kõik aktusel viibijad. Seisan siin täna teie ees. Teie, kes te olete otsustanud oma elu pühendada hoolimisele, toele ja inimlikkusele. Ja see on minu jaoks väga suur au.
ma ei kõnele lihtsalt kui keegi, kes on olnud samal teekonnal, vaid kui inimene, kes teab, mis tähendab olla tervishoiutöötaja. Mitte ainult ameti poolest, vaid inimesena. Südame, väärtuste ja pühendumuse poolest. Teie seas on need, kes on valinud õenduse ja ämmaemanduse mitte pelgalt karjääriks, vaid südamest tulenevaks kutsumuseks. Olete õppinud mitte ainult protokolle ja protseduure, vaid nägema inimest tervikuna. Nägema tema rõõme, tema küsimusi ja ka tema haavatavust. Olete olnud kohal elu kõige olulisemate hetkede juures. Olgu selleks uue inimese sünd, tervenemine või elust lahkumine. Need kõik on omamoodi kogemused ja kingitused. Nii teile endale kui neile, kelle eest hoolitsete. Õdede ja ämmaemandate töö on väärikas ja inimlik. Meie saavutused ei väljendu mitte vaid numbrites ja graafikutes, vaid peituvad väikestes hetkedes, mis loovad usalduse ja turvatunde. Meie töö on mõõdetav väikeses aitäh-sõnas, soojas silmavaates ja siiras tundes, milleks on usaldus. Meie töö on kohalolu inimesele nii patsiendi kui ka kolleegina. Teie seas on ka magistriõppe lõpetajad, inimesed, kes on otsustanud astuda sügavamale, küsida julgemalt ja mõista põhjalikumalt. Olete uurinud süsteemide toimimist ja otsinud ka viise, kuidas neid paremaks muuta või kuidas muresid lahendada ja kuidas asju edasi arendada. Olete jõudnud täna siia lõpetamisele ning see räägib teie pühendumusest, visadusest ja sisemisest tugevusest tegelikkuses rohkem kui pelgalt tunnistus. Mõeldes oma kogemusele, tean, kui sageli tuleb tervishoius langetada otsuseid, mis ei ole mustvalged ega ei tule lihtsalt. Olen kogenud hetki, kus tuleb leida sõnu, kui neid justkui enam ei olegi. Kus tuleb tegutseda, kui tundub, et tegelikult jõudu enam ei ole. Need on hetked, mis panevad proovile, aga samas näitavad, millised me tegelikult inimestena oleme. Ja teie olete valinud olla need inimesed, kelle peale me saame loota. Tahan teid kogu südamest tänada. Aitäh, et olete valinud selle teekonna. Aitäh, et ei kartnud õppida, et ei kartnud süveneda ja tunda, sest just nii algavad muutused. Lõpetuseks soovin teile oskust jääda inimeseks ka kõige raskemas olukorras ja kõige raskemal päeval ja julgust küsida, kuidas sul tegelikult läheb, ka oma kolleegilt. Ja julgust seista selle eest, millesse te usute, ka siis, kui see tundub ebamugav. Aitäh ja palju õnne! Suur tänu Eesti Õdede Liidu vastale presidendile oma kogemusi ja häid mõtteid jagamast. Ja järgnevalt me jätkame diplomite kätteandmisega ja nüüd saavad oma diplomid kätte õe- ja ämmaemanda õppekava lõpetajad ja terviseteaduse magistriõppe lõpetajad. Ja ma palun, head lõpetajad, tuletan meelde, et kui te olete oma diplomi ja lilled uhkelt kätte saanud, et te siis ei unustaks seda siin ka allkirjaga kinnitamast. Aga diplomite kätteandmiseks ma palun taas lavale Tartu Tervishoiukõrgkooli rektori Ulla Preedeni, õppeprorektor Kersti Viitkari ja õenduse ämmaemanduse osakonna juhataja Ireen Pruusi. Õppekava lõpetab meil täna 82 üliõpilast, kellest 7 saavad cum laude ja samuti tunnustus tänukirju. Nii et olete valmis, õppekava lõpetajad? Alustame cum laude lõpetajatest ja esimesena kutsun siia Grete Allilender, kes lõpetab cum laude ja pälvib tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest, tätoveeringute laser eemaldamine, sellega seotud kõrvaltoimed, nende ennetamise ja leevendamise võimalused. Juhendaja Airin Treimann-Kiveste.
Cum laude lõpetab Kaarel Künnapas, kes saab ka tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest poolautomaatsete ja automaatsete intraossaalsete vahendite võrdlus erakorralise meditsiiniõenduses, kirjanduse ülevaade ja juhendajad Siret Läänelaid ja Karin Laube. Tuuli Majorov lõpetab cum laude ja saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest, tätoveeringute laser eemaldamine, sellega seotud kõrvaltoimed, nende ennetamise ja leevendamise võimalused, juhendaja Airin Treimann Kiveste ning tänukirja silmapaistva panusest kogukonna teenuste läbiviimisel ning kõrgkooli tutvustamisel. Cum laude lõpetab Viivika Padar, kes saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest, eakate vaimse tervise kirjaoskus ja seda mõjutavad tegurid, juhendaja Margit Lenk-Kadusoo ning tänukiri silmapaistva panusest kõrgkooli ajakirja Tervistoimetuse töös ning kõrgkooli tutvustamisel. Stella Seeskin, cum laude ja tunnustuskiri silmapaistva lõputöö eest, poolautomaatsete ja automaatsete intraossaalsete vahendite võrdlus erakorralise meditsiini õenduses, kirjanduse ülevaade, juhendajad Siret Läänelaid ja Karin Laube. Annabel Suga lõpetab cum laude ja saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest talvedepressiooni sümptomid, riskitegurid ja kulg ning valgusravi rakendamine talvedepressiooni ravis, juhendaja Kerli Mõts. Marleen Vahu lõpetab cum laude ja saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest pereõe roll naissoost paarisuhte vägivalla ohvrite äratundmises ja neile osutatavas õendusabis, juhendaja Anne Vahtramäe. Õppekava on läbinud ja lõpudiplomi saab Kadi Andrei. Tatjana Anisovets, tunnustuskiri silmapaistva lõputöö eest, inimväärikuse tagamine ja seda ohustavad tegurid täiskasvanute intensiivravis ning sellega seotud eetilised probleemid õdede vaatekohast, juhendaja Kerli Mõts. Arina Danilova. Viktor Kuuber. Turana Kurbanova. Eliise Hõrak. Laura Ikmelt. Eduard Junusov. Kelly Jürgens. Eva-Liisa Kaasik. Marta Kadai. Sonja Kameneva. Maarja Kasendi.
Mariette Kena. Liisa Kikerpill. Karoliina Isabel Kim. Maike Kink. Veronika Kirillova. Svetlana Kislitsina. Arvo Kiuru. Triin Kivipõld. Sergei Knjazev. Vladislav Kohtov saab tänukirja Vladislav saab ka tänukirja silmapaistva panusest kogukonnateenuste läbiviimisel ning kõrgkooli tutvustamisel. Anastasia Konovalova. Anastasia Korsakova. Ekaterina Kovaljova. Urve Kuusk. Mariana Kübe. Ane Liseta Laur. Mart Leemet. Tea-Kristi Lemberg. Jaano Loorits saab tänukirja silmapaistva panusest kogukonnateenuste läbiviimisel ning kõrgkooli tutvustamisel. Kaisa Lüütsepp. Mailis Malleus. Eneli Markus. Darja Melnik. Kristin Merilaid. Helen Mikkov.
Veronika Nahkur saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest meeste tervisekäitumisega seotud sotsiaalmajanduslikud tegurid ja nende mõjutamine, juhendaja Kerli Mõts. Viktoria Nahmurina. Birgit Niklus. Kärt Nuut. Kerstin Ojaperv. Anna Olema. Poliina Orav. Tiina Orrin. Kerli Paap. Stefan Barimski saab ka tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest õdede vastu suunatud töövägivald, soodustavad tegurid, mõju ja ennetamise võimalused, juhendaja Kerli Mõts. Demi Paulson. Daniil Pekki. Anette Raig. Dorian Raja. Alar Rand. Anu Redi. Eda Runtal. Maria Ruut. Anna-Liis Rähn. Helle Salum. Meelika Seppel. Henrik Villem Sepping. Stanislav Sohinov. Lolita Solodjankina. Kerli Surri. Kadi Sütt.
Jelisaveta Šedrova. Alina Sijazova. Triinu Taavel. Daniel Teder. Terje Teppan. Angela Tooming saab ka tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest meeste tervisekäitumisega seotud sotsiaalmajanduslikud tegurid ja nende mõjutamine, juhendaja Kerli Mõts. Valentina Tsirva. Aleksandra Tumas. Virve Unt. Oigul Vokhidova. Anneli Võlli. Ja me jätkame ämmaemanda õppekava lõpetajaga, keda meil on täna ainult üks, aga ma märkasin, et meie õppejõud Jaana Meier on ka saali jõudnud ja Jaana, ole hea, tule sina ka siia ämmaemanda õppekava lõpetajale õnnitlema, sest meie ämmaemanda õppekaval on traditsioon, võib-olla sa, Jaana, tahad ise öelda paari sõnaga, milles see traditsioon seisneb? Võin ise öelda, et kõik meie ämmaemanda lõpetajad saavad puidust stetoskoobi, mis on siis selleks, et kui elekter läheb ära ja tänapäeva tehnika ei tööta, siis ämmaemand töötab edasi. Ja see on meil kena traditsioon, mille kõik lõpetajad saavad. Nii et meie tänase ainsa, aga väga väärtusliku ämmaemanda lõpetaja Anett Nurmsalu kutsume siia. Ja me jätkame terviseteaduse magistriõppe lõpetajate nimekirja ettelugemisega ja neid on täna 7. Ja esimesena ma palun lõpudiplomi kättesaamiseks siia Anastasia Jaševitš. Marili Lipp. Grete Lumpre. Sander Saarist. Oksana Semko saab ka tunnustuskirja silmapaistva magistritöö eest idiopaatilise kopsufibroosiga haigete kogemused nende patsiendi teekonnal, kvalitatiivne uurimus, juhendaja Reet Urban. Kairi Sokk. Külli Valge.
palju õnne, õe, ämmaemanda ja terviseteaduse magistriõppe lõpetajad! Jah, palju õnne ka minu poolt. 2 tähelepanekut ikkagi on, et vaadates õppekava lõpetajad, et ma ei teadnud, et meie hea moderaator ka nii hea juhendaja on, et see on tõepoolest tubli. Ja teine tähelepanek oli eriti õppekava jälgides, et seal oli 2 lõputööd tätoveeringute eemaldamise kohta, et minu küsimus on see, et kas te oma kursusel ei õnnestunud siis enamike puhul seda teha? Okei. Aga jätkame kostümeeritud laululainel, et meie ette astub Mari Raudsepp. Vabandust. Pane uuesti, aga oota. No nii, tagantruumist anti jõudu mulle juurde. Teeme uuesti. Väga huvitav. Proovime veel ühe korra. No nii. Pinge üleval, äkki ma nüüd saan hakkama. Juhu! Body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why won't you come on over, Valerie? Oh, Valerie, Valerie. Valerie, did you have to go to jail? Put your house up for a sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't get your tan. I hope you find a bright man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Just the color of your hair. Are you busy? Oh, and did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I've come on home, where my body has been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like your dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why won't you come on over, Valerie? Valerie, oh, Valerie, Valerie. Sometimes I go out by myself and look across the water. No nagu Tartus vaata, kui üle vaadata.
nii, minge siis ikkagi peole ka, kes lõpetasid täna, on ju. Palju õnne teile! Imeline. Minule igasugused apsud, tehnilised viperused alati meeldivad, nad annavad asjale alati kuidagi sellise inimliku näo, et kõigil juhtub ja pole hullu. Ja eriline kiidusõna veel ka ikkagi selle soolise võrdõiguslikkuse jõustamise eest ka. Aga me jätkame kõnede ja diplomitega ja järgnevalt on lõpetajaid soovinud tervitada ja nendega oma mõtteid jagada Terviseameti peadirektor Birgit Lao. Head lõpetajad, hea koolipere, mul on tõesti hea meel siin olla teie ees 4. korda ja just täpselt selles rollis, mis te hetkel nägite. Kui te arvate, et asjad lähevad plaanipäraselt, siis nad nii ei lähe. Ja tervisekaitsespetsialist on küll selline ametikoht, mille ma tagan, et akadeemiline õpe tuleb väga-väga kasuks, aga elul on kombeks visata kinnast ja väga mitmes valdkonnas. Ja siis tuleb olla sama improviseeriv, sama innovatiivne, nagu Marii oli. Ja täpselt seda olen ma ka 4 korda teile ütelnud, mis on siis see uudisteema, mis lõpetajaid ees ootab. Aastal 2022 sai selleks olla üks ja ainus nakkushaiguste ennetamine ja tõrje. Me olime kõik unustanud ära sellise asja nagu pandeemia või üldse see võimalik on, aga tervisekaitsespetsialistid sellega, lõpetajad sellega kokku hakkasid puutuma. Aasta hiljem jällegi unustatud vana tervisekaitsespetsialistid asusid tegelema vee terviseohutusega ja tõrjuma siis veest tulenevaid terviseohte. Eelmisel aastal me keskendusime sellele, et elu toob igasuguseid mõtteviise ja tervisekaitsespetsialistil on väga suur roll kummutada mitteteaduspõhist teadmist ja meditsiini. Ehk siis libameditsiin ja meie keeles igapäevaselt uhuunduse ümberlükkamine. Ja ka see aasta ei jää ilma uue teemata, nii et kes te kõik lõpetate ja kes siis Terviseametisse või mujale tööle läheb, teie saate tegeleda müraga. See on olnud väga aktuaalne teema, on siis tegemist naabrinaised liiga lärmakate kontsakingadega või siis tuulikute tekitatud inframüraga on uus teema ja te saate sellega tegeleda. Kindlasti on veel asju, mis üllatusi pakuvad, näiteks ka see, et kasvav terviseärevus valdkondades, kus tegelikult ohtu pole ja võib-olla kaitset ka ei vaja, tähendab teile seda, et oskused tulla toime vaimse tervise nõustamisega on kasvavas hinnas. Terviseametis on Tartu tervishoiu kõrgkooli õpetajaid tööl 34 ja see on 13% meie töötajatest, mis on päris suur hulk. Ka sellel aastal jäävad meie uksed teile avatuks, aga mul on üks soov, et minge ja laiendage nende tööandjate nimekirja, kus tervisekaitsespetsialistid töötavad. Ja miks? No sellepärast, et viimased terviseuuringud ütlevad meile, et on üks koht, kus tervis läheb ikka väga kiiresti väga halvaks. Selleks kohaks on töökoht. Et ma soovitaks teile küll, et ärge sinna tööle küll ikka minge tööle ja tegelikult tehke tervisekaitsest terviseennetus ja meie töökohtadest parimad tervisehoidjad. Nii et tuult tiibadesse, ärge kartke uusi väljakutseid, te olete väga hästi ette valmistunud. Aitäh! Meenutades aastat 2022 oli ka Eestis esimene ja ma ei tea, kas ainus ahvirõugete juhtum. Et see registreeriti. Midagi muud tähtsat mul hetkel rohkem ei ole öelda, et järgnevalt anname siis diplomid tervisekaitsespetsialistidele. Et selleks kutsume teie ette meie õppeprojektori Kersti Viitkari, rektori Ulla Preeden ja füsioteraapia tervisekaitse osakonna juhataja Kristi Vahur.
ja viimases nimekirjas saavad rakenduskõrghariduse diplomi täna tervisekaitsespetsialisti õppekava läbinud ja meil on 13 lõpetajat. Nii et õppekava on läbinud ja lõpudiplomi saab Kairi Aktas, Varvara Boonus, Andrea Tosorova, Pegli Kuik, Kevin Köster saab tunnustuskirja silmapaistva lõputtöö eest pikaaegselt suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid tarvitanud noorte naiste toitumine ja kehakoostis. Juhendaja Anna-Liisa Tamm ja Ülle Parm. Triinu Põiklik saab samuti tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest nõelatorke vigastused ja selle järgne tegevus õdede seas. Juhendajad Ülle Parm ja Anna-Liisa Tamm. Nicole Reiter. Sten Reiter. Ülle Suur. Germo Karl Sõmer. Olesja Senkova saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurite ja töötajate keskkonnahoiu ja kliimamuutustega seotud hoiakud ning käitumisharjumused haridustasemete lõikes. Juhendaja Elisa Kender. Tanel Taube. Marit Tõnisson saab tunnuskirja silmapaistva lõputöö eest toiduallergeenid ja nendealane teadlikkus toitlustusasutuste töötajate seas. Juhendaja Ave Gutman. Palju õnne tervisekaitsespetsialisti õppekava lõpetajad. Palju õnne ka minu poolt värsketele lõpetajatele. Muretsema paneb see töökohast on saanud nii tervist kahjustav keskkond, aga mulle tundub, et meil Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on küll väga mõnus töökeskkond, nii et patt oleks kurta. Aga traditsiooniliselt on õppeaasta lõpus tunnustanud ka rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ettepanekul rakenduskõrghariduse üliõpilaste tehtud uurimistööde väärtustamiseks ja üliõpilaste aktiivsuse stimuleerimiseks silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi stipendiumiga suurusega 1000 eurot. Ja jäin veidi hiljaks, et oleksin pidanud rektori ja õppeprorektori mitte lahkuda laskma, aga palun nad nüüd taas siis lavale selleks, et see stipendium üle anda. Ja minul on austav võimalus teha teatavaks, et rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu stipendiumi saab Maia-Liisa Suigusaar silmapaistva lõputöö tervishoiu ja sotsiaaltöötajate kogemused eetiliste väljakutsetega seoses dementsusega inimestega kvalitatiivne uurimuse eest ja juhendaja Merle Varik. Palju õnne! Minge istuge ja siis ma kutsun teid uuesti meelega.
järgnevalt siis anname kätte Playtechi stipendiumid, et mis nende mõte on. Õppekava stipendiumi eesmärgiks on toetada motiveeritud ja edukaid üliõpilasi õppetöös, ühiskondlikus tegevuses ning tõsta huvi tervishoiu valdkonna õpingute vastu. Sõlmitud koostöölepingu järgi maksab Playtech välja 5 stipendiumit summas 600 eurot. Stipendiumid annavad üle Ulla Preeden, õppeprojektor Kersti Viitkar ja Playtechi esindaja Marko Praagri. Palun. Ja Playtechi stipendiumid saavad siis minu 2 last, minu 6 ja 11, ei vabandust. Okay. Nii. Esimene saaja kahjuks ei saa aktusel osaleda, Nanette Kristiine Anderson. Loodame, et kohal on Edgar Norman Kaasik. Palju õnne! Ja palju õnne ka Kadri Kommer. Ja palju õnne ka Viivika Padarile. Ja viimane on meil Riia Reiljan. Palju õnne! Palju õnne kõikidele stipendiumi saajatele. Palju õnne minu poolt ka ja nii ruttu on aeg läinud, et aktus hakkabki lõpusirgele jõudma juba. Ja meil on jäänud veel viimane tähtis asi ehk anda sõna meie tänase päeva kangelastele, meie lõpetajatele ja ma kutsun siia, on hea meel, et Viivika sai ka koha peale tagasi minna, kutsun tagasi õppekava lõpetaja Viivika Padari lõpetajate pooluseks sõnavõtuks ja ühtlasi ka lõpuvande lugemiseks ja ütlen etteruttavalt ka seda või palun siis lõpuvande lugemise ajaks, mitte kohe, aga veidi hiljem, lõpetajatel püsti tõusta. Nüüd ma saan aru, kuidas laulja närveeris, et sama tunne on praegu. Head õppejõud, armsad kursusekaaslased, kallid pereliikmed ja kõik teised, kes on täna meiega tähistamas seda pidulikku päeva. Kõigepealt, me tegime selle ära. 3,5 aastat, 100 tunde loengutes, veel rohkem praktikatel ja lugematu arv hilisõhtuseid guugeldamisi teemal, et kas 180 vererõhuga saab minna eksamile. Õendusõpingud ei ole kunagi olnud lihtsad. Ühel aktusel öeldi välja, et see õppekava kuulub maailma 12 keerulisema hulka. Ja see tõesti tunduski nii. Mõned eksamid ja teemad olid raskemad kui teised ja õppimine nõudis sõna otseses mõttes higi, verd ja pisaraid. Vereosa oli kõige huvitavam, vähemalt õdede jaoks. Esimesel praktikal oma esimest kanüüli pannes närveeris nii mõnigi rohkem kui patsient. Sellised hetked ei unune, nagu ei unune ergonoomikavõtted ja nende omandamise protsess. Need aastad on meid vorminud. Kas me seda praegu tajume või mitte, aga me oleme muutunud. Me oleme õppinud vastutama kellegi teise elu eest, seadma patsienti esikohale, märkama eelkõige inimest
mitte ainult haigust. See pole lihtsalt oskus, see on isiksuse kujunemine. Siinkohal tahaksin eriliselt tänada meie õppejõude, eriti just neid, kes tulid loengusse mitte lihtsalt õpetama, vaid kaasa elama, jagama isiklikke kogemusi, mõistma ja juhendama. On suur asi, kui õppejõud näeb sind inimesena. Ja eriti suur aitäh minu lõputöö juhendajale, kes on tegelikult siiski Margit Lenk-Kaduso. Siin on kaante vahele sattunud teine nimi, kuigi Airin on ka väga armas inimene, aga ta siiski ei juhendanud mind seekord. Ja tõesti ma tänan, et vaatamata meie erinevustele ei loobunud ta minu juhendamisest, vaid aitas näha, kuidas saada lennukate mõtete virvarrist loogiline lõpptulemus. Aitäh sulle. Ja pereliikmed, kes te olete olnud need, kes pidid 3,5 aastat taluma seda, et olime füüsiliselt küll vahel olemas, aga mõtlesime enamasti oma eksamitele ja praktikapäevadele. Nüüd me oleme tagasi lõpuks, ma luban, ja natukene rohkem väsinud, aga targemad. Täna on meil kõigil käes see diplom, mis ei ole lihtsalt antud. See on raske tööga teenitud. Oleme sellest iga jupikest väärt. Iga öö, mis magasime vähem, iga kord, kui teisi toetasime või ise tuge vajasime, see kõik on nende kaante vahel. Mõned meist suunduvad kohe edasi magistrisse, kui just sisse saab. Neile tuleb soovida siis tuult tiibadesse ja vastupidavust. Mõned võtavad hingetõmbe pausiks õppimisest aja maha, aga kindel on see, et meie teed ristuvad. Haiglates, kliinikutes, kiirabis või kus iganes me siis lõpuks oma missiooni täidame. Aitäh teile kõigile. Hoidkem kontakti, toetagem jätkuvalt üksteist. Järgem kunagi unustagem, miks me selle tee valisime. Palju õnne meile kõigile ja toredat uut teekonda. Aga nüüd... Nüüd ma palun kõikidel lõpetajatel tõusta lõpetajate tõotuse andmiseks. Te saate spikerdada siit sisekaanet. Ütlen sellega rea kaupa ette ja palun järele korrata. Mina lõpetades täna Tartu Tervishoiukõrgkooli. Luban töötada pühendunult inimeste tervise ja heaolu nimel. Luban olla abivalmis ja aus oma tegudes. Tegutseda terve ja turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel. Juhinduda kutse-eetikast. Suhtuda hoolitsevalt abivajajatesse, rakendades kõiki oma teadmisi ja oskusi. Täiendada oma ametioskusi ja aidata kaasa kutseala arengule. Kohustun täitma tõotust kogu elu. Aitäh. Armsad vilistlased, ma usun, et teie lähedased ja sõbrad on juba kannatamatult ootamas seda, millal saavad teid õnnitleda, kallistada, tähtsat päeva fotodele jäädvustada ja teie saavutust tähistada. Ma luban, et teil ei tule enam seda väga kaua oodata. Palju õnne teile veel kord, minge ja muutke maailma oma näo järgi. Ja pildistada saate raamatukogu juures, et kui hakkate trepist kõndima ja jalad väsivad, oled õigel kohal. Kuulutan aktuse lõppunuks, elagu Tartu Tervishoiukõrgkool, elagu tänased lõpetajad. Kaugel linn on Eestis Tartu, Emajõe kalda peal. Kes kord käinud seal eilsel meeles läheb, kaunid kõnnid toome näe.
võime kauem end oodata laseb, võitlus ühine kõiki meid seab.